Tuleme selle naiste kaitsmise teema juurde tagasi, et see teema on tõesti natukene laiem. Ütlesid ka, et viimase 10 aasta jooksul on päris palju tehtud. No midagi te konkreetselt öelda ei osanud, mida täpselt, aga ma tulen teile appi ja toon teile ühe konkreetse näite. Näiteks kui Mart Helme oli siseminister, siis ta viis oma määrusega sisse korra, et vägivalla toimumise kohast eemaldatakse vägivalla toimepanija. Ja meie valitsus oli ka muuseas viimane, kes andis naiste varjupaikadele raha. Ratase esimene valitsus andis kuni 700 000 ja meie suurendasime selle miljonini ja ülejäänud valitsused, kaasa arvatud teie oma, ei ole seda prioriteediks seadnud. Aga tuleme teema juurde, mis on üks koletumaid naistevastase vägivalla manipulatsiooni ja ärakasutamise vorme üldse, ja see on surrogaadina laste sünnitamine. Selle käigus tehakse naine raha eest sünnitusmasinaks, ta keha allutatakse jõhkra lepinguga medikamentoossele manipulatsioonile, tema 9 kuud elukäitumuslikule kontrollile. Ta kirjutab näiteks alla muuhulgas lepingule, et ei tohi peale sündi last puudutada ja ei tohi teada, mis tema lapsest edasi saab. Kas teie meelest on see kõik nastevastane vägivald või kuidas teie sellesse suhtute? Aitäh. Eestis seda ju ei ole. Selles mõttes, et Eestis on selline surrogaatemadus keelatud. Küll aga eetiliselt aktsepteeritav oleks vabatahtlik surrogaatemadus ehk asendusemadus lähisugulaste seas. Ja see tähendab ikkagi, et kõike seda, mida te kirjeldate, neid õudusi ei tohiks seal loomulikult olla. Aga kuidas see peaks toimima, kuidas see peaks välja nägema, siis see on meil arutelude kokkulepete küsimus. Ma arvan, et siin saalis, ma loodan, te ühel päeval ka arutate seda teemat. Kas siin surrogaatluses üldse midagi enam arutada on, et ma kirjeldasin teile seda õõvastavat naistevastast vägivalla vormi, mis raha eest naise keha sünnitusmasinaks muutmine, mis Eestis on keelatud ja karistatav ja see täpselt nii selliseks peabki jääma ja siin ei ole midagi arutada. Teatavasti aga meil on Eestis lapsi, kes on läbi taolise naistevastase vägivalla vormi oma elu saanud ja see on muuseas ka laste õiguste rikkumine rahvusvaheliste konventsioonide kohaselt ja tegu on toime pandud küll mõnes teises riigis, aga asjaosalised on Eesti kodanikud ehk et need naistevastase vägivalla toimepanijad elavad siinsamas meie keskel. Kuidas neisse peaks siis suhtuma? Eesti seaduste kohaselt on nad rikkunud seadust, lisaks eetika ja moraali norme. Aga mul tegelikult on üks teine teema ka, mis ma tahaks puudutada, et Delfi nimelt kirjutab, et erihoolekande raha on otsakorral abivajad saavad teenusele ainult siis, kui keegi eest ära läheb ehk siis ära sureb. Ja teenuse osutajad nimetavad seda halvaks eelarve planeerimiseks, see on riiklik teenus ja raha ei jätku, see on teie haldusalas. Vaja oleks 30 miljonit lisaraha, vaja oleks 600 kuni 800 uut kohta, see on teie tegemata töö, te olete läbi kukkunud, mida kavatsete ette võtta? Aitäh. Esiteks, eesti keeles on olemas termin asendusemadus. Kasutame eestikeelseid termineid. Ja ma ei ole jurist, ma ei oska vastata, kas teises riigis toime pandud kuritegu Eestis peaks üldse menetlema ja kas need inimesed siis, kes on niimoodi lapsevanemateks saanud, kas nad üldse on kurjategijad kui seal teises riigis võib-olla on see seaduslik. Et ma ei oska sellele küsimusele vastata. Kindlasti ma olen nõus sellega, et tasu eest asendusemadus ei ole eetiline ja Eestis ei ole see ei tasu eest ega tasuta praegu seaduslik. Et nii see on. Aga kuidas peaks seda olukorda, kui inimene on teises riigis, teise riigi seadusi järginud, siis ma arvan, et ei ole siin küsimust.